Pärnu kontserdimaja 2. märts 2012. Pärnu vanalinna põhikooli õpilased, õpetajad, vilistlased ja külalised tähistavad Nikolai tänaval asuva koolihoone 110. ja Pärnu vanalinna põhikooli 40. aastapäeva. Toomas Volli Viisi ja Helle Kirsi sõnadega kooli hümn pealkirjaga Tark maja ühendkoori esituses kõlab täna eriti uhkelt. Iga päev, iga tund, tundu vihma rahet lund, ikka käsi sinu uksel appi teen. Õpin kõike, mida annan, et rinnitada panna, kui mind õige valik ootab ees. Kui mind õige valik ootab ees. 110 aasta jooksul on kaunis Nikolai 26 asuv koolimaja näinud paljut. 1902. aastal valminud hoone projekteeris baltisaksa päritolu August Reinberg, kes oli Riia arhitektide ühenduse liige. Kesklinnas paiknev parkidega külgnev maja on praegu linna üks olulisemaid arhitektuurimälestisi. Pärnu vanalinna põhikooli juurde kuulub ka Pühavaimu 19 endise püssirohukeldri kohal ehitatud võimlahoone, kus peale spordi tegemiseks tarvilike ruumide on nüüd ka kooli raamatukogu ja õpikeskus. 1902. aastal Pärnu tütarlaste gümnaasiumi nime all avatud koolis jagati 1918. aastani saksa või venekeelset haridust. Siis sai õppekeeleks emakeel ja 1937. aastani said just siin hariduse tuhanded Pärnu linna ja maakonna tütarlapsed. Kooli nimi küll varieerus, aga sisu oli laias laastus sama. 1937–40 tegutses hoones koguni 3 kooli korraga. Pärnu 2. gümnaasium, 2. reaalkool ja 2. progümnaasium ning nendes said eluks tarvilikke tarkusi taga nõuda ka juba noormehed. 1940 asutati Pärnu 2. keskkool, mis 4 aastat hiljem sai Liidia Koidula nimeliseks. Koidula kool aga kasvas ja kasvas ning nii peeti paremaks ehitada kesklinnast kaugele suur uus hoone, kuhu 1979. aastal rongkäigus lippude lehvides koliti. Vaikselt aga kindlalt oli 1971. aastal oma arengut alustanud praeguse Pärnu vanalinna põhikooli õiguseellane Pärnu 9.8-klassiline kool. Tänase nime all tegutsetakse 1991. aastast. Aastani 1979 toimus õppetöö praeguse Kuninga tänava põhikooli majas. Kooli esimene direktor oli Hilda Jõesalu, 1979 sai selleks aasta hiljem Koidula kooli juhtima läinud Rein Eglon, 1980 võttis kooli juhtimise üle Vaike Vaga, 1990 Karri Suuk, 1994 Neeme Ellermaa, aasta hiljem Mart Kuuskmann, 1999 Jaan Viertek. 2010 asus sellele vastutusrikkale ametipostile Pille Tahker. Ma tunnen uhkus selle üle, et ma saan olla tänasel päeval vanalinna põhikooli direktor. Et ma arvan, et selle kooli näol on tegemist väga omapärase kooslusega, ehk et kõigepealt on tegemist, ma arvan, et ühe Eesti huvitavama, arhitektuuriliselt huvitavama hoonega ja teiselt on siin toimetavad inimesed, nii õpetajad kui õpilased, need, kes annavad sellele koolile oma näo ja on kujundanud selle kooli maine. Ehk et siin majas ei anta ainult traditsioonilist või klassikalist haridust selle kõige otsesemas mõttes, vaid toetatakse õpilaste loovust, nende arengut, julgustatakse neid ette võtma uusi ja huvitavaid väljakutseid ja toimetama võib-olla sellistes valdkondades, kus tavapärases koolielus õpilastel kokku puutuda ei tule. Kool ei ole kunagi valmis. Kindlasti on palju sellest, millest nii õpilased, õpetajad kui ennekõike direktor koolimaja silmas pidades unistavad. Jah, et neid unistusi on 2 tegelikult. Üks nendest on kindlasti see, et selle kooli alusväärtused, mida see maja on endas kandnud juba tegelikult 110 pikka aastat, ehk siis, et see on tarkus ja teadmised, väärtustatud loovus, koostöö, koolitraditsioonide ja oma näo säilitamine, et me suudaksime neid väärtuseid alles hoida nii täna kui ka tulevikus ja et me suudaksime kindlustada võib-olla ka järgmiseks 110 aastaks küll tulevikku vaatava, aga järjepidevust hoidva ja traditsioone säilitava kooli
ja teine, ma arvan, et see on meie kooli kõigi õpilaste, õpetajate, lastevanemate ja kindlasti ka minu kõige suurem unistus. Ehk et ühel päeval leidub üks selline rahapada, mis avaneb meie jaoks ja me saame oma ilusa ja väärika koolihoone ka väljast ja seest korda teha. Tänaseks päevaks on koolil olemas korralik restaureerimisprojekt, on taotletud juba ka ehitusluba, ehk siis esimesel võimalusel, kui on kuskilt võimalus saada ressursse, siis on võimalik kooli restaureerimisega alustada. Pärnu vanalinna põhikooli õpilased esinevad edukalt aineolümpiaadidel, valdav osa neist jätkab pärast 9. klassi lõpetamist haridusteed linna gümnaasiumides. Õppeaastal 2011-2012 on vanalinna põhikoolis 22 klassikomplekti, 494 õpilast ja 58 õpetajat ning kõik nad oskavad hinnata oma kooli väärikat ajalugu ning tunda uhkust tänase sisu üle. Kool võib olla värskelt remonditud, kool võib olla natukene mitte nii korras nagu meie maja, aga siin ma olen tundnud ennast suurepäraselt. Olen ka ise mõelnud, et miks 40 aastat pole kuskile mujale tahtnud minna. Seda soovigi pole mul tekkinud. Siin on toredad laululapsed ja mul on siin alati olnud hea olla. Vanalinna koolis on hästi intelligentsete õpetajate grupp, et see sotsiaalne keskkond, kes õpilasi nagu kujundab, on hästi lahe. Et seda on nagu näha. Seda on näha vahetunnis õpetajate toas käsitletavate teemade kaudu. Seda on näha õpetajate sellises haatelisuses. Mis teeb selle kõige ilusamaks on see, et hea juhtkond, mõistev, loominguline õhkkond, mis annab võimaluse töötada, kuidas tahad. Ja muidugi lapsed, need õpiimulised enamuses ja teotahtelised ja nendega saab palju teha ära, sest nad ei ütle ei, nad teevad seda rõõmuga ja mida veel, töörõõm on olemas see. Siin on nagu õpetajad, kes on nagu head ja sellised arusaadavad ja ma ei tea, mõnus on siin hästi kodune ja tunne, siia on hea tulla. Õpetajad nagu ei ole sellised kurjad või et nagu osades koolides osad räägivad, et sellised, et ei julgegi eriti mõnesse tundi minna, aga siin on selline mõnus ja head klassiruumid ja selline mõnus. See on hästi suur, see on hästi vinge ja võimas, hästi vana. Head õpetajad ja sporditingimused on head. Pühavaimu 19 asuvad peale Võimlaja kooli raamatukoguga 2009 tööd alustanud õpikeskuse hubased ruumid. Õpitakse nii nagu teiseski majas. Programm on sama, tunnid on peaaegu samasugused, aga õpetame väikestes gruppides selle tõttu, et on lapsi, kellele suur kollektiiv ei sobi. Ja see on ainus põhjus, miks nad on selles väikeses majas, aga muidu on kõik sama, mis mujalgi. Pärnu vanalinna põhikoolis peetakse peale arengu au sees ka traditsioone. Iga-aastane õpilaskonverents, jüriööjooks, õpetajate päev, jõulukontsert Elisabethi kirikus, spordipäevad Jõulumäel ja rannas, matkapäevad. Kõik see on vaid osa sellest, mis tõestab, et kool ei ole pelgalt raamatutarkuse, vaid ka teiste harivate ja arendavate tegemiste koht. Koolis on palju huvialaringe. Kooli paremad lauljad ja tantsijad said oma oskusi teistele näidata 2. märtsil 2012 Pärnu kontserdimajas aset leidnud kontsertaktusel Pärnu vanalinna põhikool 40 ja koolimaja 110. Teiste seas viibis seal ka Pärnu linnapea Toomas Kivimägi, kes rõõmustas saalis viibijaid lubadusega, et vanalinna põhikool saab lähiaastatel põhjalikult remonditud. Mida siis kinkida, et kui härra Brakman ütles, et ka nemad olid mõnevõrra vaesed, siis ka meil täna midagi väga suurt materiaalset kaasas ei ole. Küll aga tahaks siinkohal korrata teile kõigile lubadust. Ja see ongi kingitus Pärnu linna poolt. Lubadus selle kohta, et Pärnu vanalinna põhikooli hoone on kindlasti järgmine koolihoone, mille suuremahulist remonti me kavandame. Pidu on selleks korraks läbi. Jätkub igapäevane, kohati raske, aga väga vajalik ja rõõmu pakkuv õppetöö. Eesmärgid on kõrged, aga teisiti polegi ju võimalik, mille järgi muidu järeltulevad põlved meid mäletavad.